see maa on mulle kasvanud hinge. Oi, aitäh lapsuke, suur tänu. Iho palun, aga ma lasen näed alla poole ennast. Aitäh sulle. Martin Luther olla kord öelnud, et siin ma seisan ja teisiti ma ei või. No, päris Luther sa nüüd ei ole, aga mingil määral see lause käib sinu kohta ka. Sa võiksid praegu kodus istuda olümpiamänge vaadata. Ma ei saaks seda teha. Ütle, kas sa lubasid oma kadunud emmele, et sa teed seda? Tegelikult me tegime seda emmega koos. Ehk siis tema oli ka ametlikult fondi asutaja. Me käisimegi koos, mina, ema ja Janek Mägi notaris seda fondi registreerimas. Panime 200 eurot seemnerahaks sisse. Ja ema nägi seda fondi umbes 3 kuud. Siis ta pidi lahkuma, aga meie töö siis alles algas, ütleme nii. Ta uskus, et see asi läheb käima. Et ta nüüd nii kiiresti on kasvanud, no seda ei osanud me keegi näha. Tahtsingi küsida, et sa kogusid Eestimaalt kokku üle 1 miljoni euro. 1,8 miljonit. Ligi 2 miljonit. Jah. Ma näen seda, et kui neid kalleid ravimeid, me võime neid kiruda. Kui neid ei ole, väga mitmed inimesed oleks juba lahkunud. Minu ema elas 1 aasta. Samas oli see meie pere jaoks selgelt üks kõige kvaliteetsemaid aastaid. Ja lisaks sai ema nii palju oma unistustest täidetud, ta nägi oma järgmist lapselast, ta suutis oma rikkalikud 10 aastatega kogunenud arhiivid, ta oli ajakirjanikeks, suutis korrastada niimoodi, et nad olid põhimõtteliselt ühes kaustas arvutis. Aitäh teile! Ja ta läks ikkagi, ma julgen öelda, ta läks rahuga.